Kas teadsite, et sel aastal on kroonitud 9 noort meistrit? Mina kahjuks ei ole üks neist. Tere tulemast vaatama saadet Noor meister. Me otsime üles Eesti parimad kutsekoolide õpilased ning paneme nad enda erialal proovile. Päris mitu noort on juba võidukrooni pähe saanud. Saade on täis pinget, võidurõõmu ja kaotuse pisaraid. Häid tegijaid on palju, aga igal erialal saab olla ainult üks noor meister. Meie noore meistri saade hakkab jõudma oma sihtpunkti ning umbes poole tunni pärast astumegi loodetavasti koos teiega üle finišijoone. Ning selleks vägevaks lõpuspurdiks oleme täna kohale palunud muidugi parimatest parimad. Pst, Sander, kuule, väga piinlik, aga ma ei jõudnud tänast stsenaariumit lugeda. Saad sa kiirelt rääkida, mis toimub? Oota, ma ei saa mitte midagi aru. Meil tuleb mingi lauluvõistlus või superstaari saate kokkutulek või mis asja me teeme? Piret, ma just hakkasingi sinna jõudma. Selge. Muidugi, räägi edasi. Ühesõnaga, täna on meie saate... Ja üldse, anna andeks, et ma niiviisi vahele segan kogu aeg. Täna on meiega eelmistes saadetes tuttavad külalised, kes enda soovidega meie võistlejad proovile panid. Kuid nüüd hakkavad nad võistlema ise ning täna selgub, kes on Eesti parim hobikokk? Mina! Ma mõtlesin, et täna on ikka mõni noormeister ka kohal. Just hakkasin ka sinna jõudma ning neile on muidugi abiks meie tänavused noored meistrid. Meie tänased võistlejad on Agnes ja Robert. Ma ikkagi üritan teha võimalikult palju süüa kodus ise ja kui läheb aia taha, siis söön ise ära. Ma olen väga hea kokk. Maarja ja Artjom. Pole just kõige parem kokk, aga saab söögi tehtud ja kõhu täis. Minu tugevus on maitsestamine. Ja siis sool, pipar, andke mulle kätte ja ma teen sellest ülihea rohe. Johan ja Ketter. Ma olen pigem just teinud sellist toitu, mis mind pigem toidab ühiselamus. Ma julgen katsetada erinevaid siis komponente omavahel. Talis, Josten ja Laura. Ma arvan, et meie tugev külg on toidu maitsestamine. Minu kõige tugevam külg köögis on asjade maitsmine. Joonas, Martin ja Jüri. Mulle meeldib süüa teha. Ma tahan päris hästi süüa. Mu söögi tegemise oskus on siis 10 pallisüsteemis 5. Kristiine ja Grete. Ma ei saa just öelda, et ma väga hea kokku aeks, aga süüa ikka teen vahest. Minu tugevuseks köögis ma loodan ja arvan, et täna on ka samamoodi jalga ja õnn. Karmen ja Stefan. Ma olen normaalselt hea kokk. Ma olen ise ka kokk ja tal on Viljandis söögikoht ja ma olen terve lapsepõlve veetnud isa juures abiks. Selleks, et selguks Eesti parim hobikokk, peavad meie võistlejad täna valmis tegema klassikalise Eesti roa, milleks on ei midagi muud kui kartulisalat. Ma pole ise kindel, kas ma olen seda kunagi teinud. Mina teen kartulisalatit kord kuus vähemalt. Ma pole kunagi kartulisalatit teinud. Meie tegime kartulisalatit, millal me tegime viimati? Suvel. Suvel? Ahah, te tegite koos? Jaa. Siis on teil ju koostöö selge. Mina ei ole ise niimoodi otseselt kartulisalatit kunagi teinud, ma olen kõrvalt vaatanud ja söönud. Ma olen teinud kartulisalatit sünnipäevadeks, jõuludeks. Üsna hiljuti mõni nädal tagasi. Ja missugune see kartulisalat oli? Klassikaline. Ja täna teete ka siis pigem klassikalise salati või mõtlete minna sellised eksperimenditeed? Mis mõtlesime, et võiks olla klassikaline, aga samas võib-olla tuleb mõni põnev komponent sinna veel. Et ega seal ju raketiteadust õnneks kartulisalatis ei ole.
kas te tahate nagu teha täna midagi teistmoodi, et nagu kuidagi välja paista või siis lähete hästi klassikalist ala? Pigem hästi klassikalist. Pigem hästi klassikalist. Väga põnev, ei tea, mis te sinna sisse küll panete. Reeglid on siis sellised. Siin on teil koostisosad. Nendest koostisosadest te peategi kartulisalati tegema. Kõik, mis te valite, peate ära kasutama. Kui pärast jääb midagi üle, siis peate kas või ära sööma või ma ei tea, peidate taskusse. Mitte miski ei tohi alles jääda. Läks. Nii, alustame kartulitest, on ju. Palju? 4. Võtame 5. Ühes on ära siis. Okei. Mart, see läheb ikka ära. Jah, see läheb kõik ära. Okay. Võtame 4 muna. Ma arvan, et me võiksime teha välistamispoliitikat kõigepealt. Mina välistan kindlalt rosinad. Ma välistan kindlalt herned. Nii, hernes. Kindlasti kulub ära. Sibul. Hooliksibul. Porgand. Porgandid. Võta neid 2 tükki. Tomat. Mis mingisugused junnid, eks ju siin, kõrvitsa seemned, eks ju. Paneme kaunistuseks vaata peale see. Agnes tahtis õuna panna sinna sisse. Jaa. Õun käib sinu kartulisalati sisse. Jaa, sest et ta annab natukene mahlasust sinna. Õun on see kõige õudsam asi. Kindlasti ma sinna ei pane õunu. Elu sees mitte. Õuna olen ma küll pannud kartulisalati sisse. Mulle väga meeldib. See on nagu üks nendest, ma arvan, sellistest klassikalistest toitudest, mille puhul võib-olla vaieldakse kõige rohkem, et igaüks väidab, et tema retsept on nagu kõige parem ja kõik teised ei kõlba nagu mitte kuskile, on ju, et. Ja minu ema tegi seda niimoodi, et ta pani sinna tavalist kurki. Tomat, kurk, keeduvorst. Hapukoor. Ja sibulat ka. Võiks olla mõnusalt. Kindlasti sibul. Ma ei paneks mitte kunagi sibulat kartulisalati sisse. Kas me võtame sinki või vorsti? Võtame sinki. Vaata vaid. Retsept, mida me tegime, oli Jüri vanaema oma, aga osaliselt me lisasime ka minu retseptist juurde. Aga kumba majoneesi me võtame? Magus on natukene. Ei, see oli nüüd vegan või? See oli vegan, jah. Pekki, ma ei taha seda. Okei. Tagasi. Ma ei taha. Kas teeme nüüd rammuse või lahja? Oi, rammus. Hõpukurki paneme. Oppi, kui igavad valikud. Laud on ju põnevaid asju täis. Aga äkki midagi eksootilisemat ka, kikerherned võib-olla? Ma ei usaldaks neid kikerherneid. Aga kikerherned? Välistatud. Kappari, võib-olla rosinaid, ketšupit. Kristina, rosinad. Rosinad lähevad käiku. Paneme niimoodi. Kui tore. Ma võin panna ühe kappari, et üllatuseks inimestele. Üks väike on. Ma võin seda õuna pärast viia. Okei, ma panen seda laua peal. Aga vaat selle tiimi stiil mulle meeldib. Kas me võtame hapukurgi või me võtame kapparit? Ma arvan, et kapparid näevad huvitava eksperimentaalsema maitse siia. Olgu? Me tahtsime veidi erinevad olla selle koha pealt. Bravo! Kõige julgema katsetaja tiitli võib vist küll juba välja anda. Teil on jäänud 30 sekundit. Lihtsalt ütlen, et teil on kartulit veel ei ole. Nii, kartult. Läks jube kiireks praegu, super. Teil on jäänud 10 sekundit. 5, 4, 3,5, 2,5, 1, 0, aeg läbi. Võistlejad, teil on aega 20 minutit. Tähelepanu, valmis olla, läks! Ja kohe lähebki suur koorimine ja hakkimine lahti. Väiksena me isaga hakkisime võidu ja juhtus ka nii, et mina võitsin. No, hakkimine paistab siin kõigil käpas olevat. Ma ei tea, kas sellest piisab tegelikult, mis meil siin on, vaata. Tundub, et Jüri range välistamispoliitika on nende meeskonnal ka paar olulist asja nimekirjast välja jätnud. Aga neil on lahendus kohe varnast võtta. Kasutasin ära siis inimeste sellist hajevil olekut natukene, sest et kõigil oli kiire ja ma lihtsalt, ütleme nüüd, et ma ei taha öelda, et sundisin neid vahetama, aga meelitasin ühesõnaga. Me võtsime kartuleid liiga vähe, aga õnneks Jüri tuli meile appi. Ja vastutasuks me andsime talle siis oma majoneesid talle. Nii tehtud, äri on tehtud. Aga ma imestan, et teised ei käinud vahetamas. Aga nüüd, kus kõik komponendid on olemas, pole muud kui noad kärmelt tööle, sest aega pole sugugi palju jäänud. Muidugi mitte liiga kärmelt. Täna on siin ikkagi väga teravad noad mängus. See nuga oli nagu vist üliterav. Ai, kus hundist räägid?
lihtsalt vaatasin, et lõikelaud hakkab vaikselt punaseks minema, et mõtlesin, et kust või kuidas, et meil peeti nagu ei ole siin. Klassik Artjom köögis. Siis vaatasin, et kindlalt tuleb verd. Oi, Artjom. Ma kuulsin, et sul juhtus midagi hirmsat näite. Arstionu Sander teeb korda. Minestama ei hakka midagi. Ei, kõik on hästi veel. Hinne 5. Kui kellelgi veel tekib mingisugune probleem, andke märku, hobiarst Sander tuleb. Siis oli kohe nagu endal ka siuke kramp sees, et okei. Ma tunnen, kuidas praegu ajas lihtsalt kaotame. Niimoodi vaimselt veits takistas nagu seda tööprotsessi, et ma jumala eest ei tahtnud nagu endale kätte lõigata. Jaa. Tundub, et Artjomi õnnetus on võistlejad täitsa rivist välja löönud. Kui ma ei teaks, siis võiks jääda mulje, et see oli ette planeeritud taktikaline käik. Kuule, käsi mõtse väriseb. Mul vähemalt. Tema ütles mulle, et ma võtan kõike hästi rahulikult. Ja kuidagi sellega ta süstis minule ka seda rahu sisse. Jaa, ma olin väga rahulik. Väga õige, Johan. Köögis tuleb asju rahulikult teha. Mõõdukas tempos hakkavadki salatid valmis saama. Aga ma vaatan, et sa segad seda kõike praegu mitte selles kausis, kuhu see kõik tuleb, vaid sa segad selles valges. Et miks see nii on? On see mingisugune... Jaa, me tahame, et pärast, kui siis salat on kõik valmis, et see kaus näeks võimalikult puhas juurde välja. Aga kappari panite sisse juba? Veel ei ole pannud. Pane see kappari ka, ma tahan näha, kuidas see läheb sinna sisse. Super. No, kuidas te selle konsistentsiga rahul olete? Kas ta on piisavalt vedel või peaks olema tahkem? Ta peaks olema selline, vabandust väljenduse pärast, aga plögane. Plögane just. Siis on õige selline kodune. Niimoodi paned, kui taldriku peale paned, siis käib. Ei no kui ikka kartulisalat, siis võiks hapukord olla, nii et on üle ääre. 5, 4, 3, 2, 1. Võistlus on lõppenud. Ongi valmis. Sander, mine vaata üle, kas nad ikka kasutasid kõik asjad ära. Ainukesed asjad, mis üle jäid, olidki need kõrvitsasemned ja siis veidikene maitserohelist. Ja nüüd on siis käes aeg, et see ära süüa. Mina võin aidata nende kõrvitsasemnetega küll. Oota, ma kaunistan natuke ka sul siia natukene peale niimoodi. See on nagu eelroog väike. Jaa. Väga hea. Boom. No teil on väga hästi tehtud selles mõttes. Vaadates siin teisi laud. Mulle tundus alguses. Meil jäi lihtsalt üle veidikene asju. Kõik, mis meil alles ei tuli siis hiljem hävitada. Süüa neid väga ei tahtnud. Ja siis me tegime neist väiksed tegelased. Ilmselt see natuke suurema soenguga olen mina, sa oled õun ja sina oled siis kartul. Ja ka sina oled siin ja sul on isegi mikrofon. Siia läheb kindlasti parima kaunistuse eripreemia. Aga ka Ketter ja Johan on enda ülejääkidega väga loomingulised olnud. Hea töö! Ma pean ütlema, see näeb erakordselt ilus välja. See on nagu siuke väike salatipesa. Kas ma võin maitsta ka seda salatit? Jaa, muidugi. Mul on oma see maitsmislusikas kaasas. No nii, aga kuidas see kapparitega kartulisalat maitseb? Väga maitseb. Aitäh. Ei tasu unustada, et siin on veel üks salat, kus on täpselt üks kappar sees. Kas see kappar annab ennast tunda ka? Sa pead proovima, siis sa saad öelda. Sa pead see õnnelik olema ja selle sealt üles leidma. See on siuke mäng. Nii, ja ma loodan, et ma saan selle väikse kappari siit. Mulle väga meeldib, teil on palju majoneesi. Nii, et ma isegi arvan, et see majonees, mis on siin alles jäänud, mis tuleb nüüd ära konsumeerida, süüa puhast majoneesi, oi. No nii. Nii vähe, võta ikka korralik. Selles mõttes, et väga hea, tõesti. Aga mõelgi, et see on jäätis. Kui tahate, võite natukene suhkrut peale panna. Ma võin ka väikse ampsu võtta. Väga kalase maitsega. Teil on siis jäänud nüüd muidugi see... No see on see õun, mille sa mulle peale surusid. Teil on variant, kas te panete selle siia kujunduseks või siis tuleb see ära süüa. Siis sööme ära, Ahah, õuna süda jäetakse muidugi alles. Muidugi. Aga kõik pidi ära sööma ju. Mina võin ära süüa selle küll. Ja läheb. Väga ilus töö. Ja nüüd mind tegelikult kõige suurem küsimus on ikkagi see, kus on teie maitseroheline? Siin. Ja siin? No näed ju, siin on ju. See on see maitseroheline. See suur bukett, see põõsas. Me ärisime maha vahepeal ka. Te ei ärinud midagi maha. Kohe vaatame üle, kus teil on see siin. Äkki prügikastis? Nee, prügikast. Kas näete? Toidu raiskamine. Poisid, ma olen mingis mõttes õrnalt pettunud.
ma oleks aidanud teid selle maitse rohelisega. Kutid, niimoodi, nii halvasti peidetaksegi oma jälgi. Jäid hiljaks. Ma ei tea, ma ei oska ausalt öeldes rohkem midagi öelda. Ma kuulsin, et sa teistelt küsisilt. Kuidas maitses salat? Kas me jääme rahule? Jah. Piinlikkusega peab tunnistama, et me ei proovinud. Te pole proovinud? Ei ole proovinud, jaa. Meil ununes ära lihtsalt, et pidime maitsma seda salatit. Unustasime ära panna soola ja pipra. Nii et ma panim sinna peale seda soola pipart. Pärast seda, kui te olite ära kaunistanud juba? Ehk siis... Aga puududa ei ole, ta on lihtsalt omamoodi. Kuidas näpp elab? Väga hästi. See on siis Maari Artjomi, siis Martjomi salat. Martjomi salat, jäi midagi üle ka? Pekitükike, mille ilmselt teised kõik enda salatisse panid ja üks kartul ka, mida ma juba natuke järasin, sest mul oleks kõht tühjaks vahepeal. Ja siis natuke Jüri rohelist. Jüri rohelist on ka jõudnud siia laulda, jah? Ja Maariga leppisime kokku, et tema sööb pekki ja mina söön kartulit. Ma võtan siis seda maitse rohelist sind. No teeme nii. Selle peab ju keegi peab need Pootsmani jäljed siit planeedilt kustutama. Aga kuidas nii juhtus, et mina pidin hakkama neid asju sööma? Seda kokkulepet ei olnud ju. Teie pidite olema neid. Nii, nüüd kus kõik komponendid on koos saatejuhi abiga otsas, vaatame, kelle salat kõige paremini maitseb. See näeb nagu supp välja. Mulle meeldib, et ta on siuke vedel ikkagi. See peab vett peale jooma. Ma panen panused, et see meie oma. Üle soolatud. Natuke üle soolatud ja natuke majoneesina. Mina igatsin sibulat siin sees. Liiga hapukoorene. Nagu halvaks läinud. Pole paha. Sibul on sees. Sibul annab nii mõnusa maitse salatile juurde. Siin on liiga suured sibulatükid. Singetükid on ka natuke liiga suured. Üldse on päris suured tükid. Sest juba singine. Sool on maha. Soola siis on super. Tundub nagu meie oma, aga näeb halvem välja kui enne või? Hea kodune salat. Jah, kodune siuke mõnus. Kodune maitse. Taluvaib. Taluvaib. See näeb välja natuke nagu siuke poesalat isegi, võiks öelda. Ma ütleks, et see on väga hea. Jah. Siin on värske kurk ja hapukurk koos. Sibulat ei tundnud. On päris tore, aga natuke mage. Hästi klassikaline kartulisalat. Ma eeldan, et see on meie omast, sest siin ei ole liha. Siin on midagi puudu. Liha puudu. Ahah, jah. Siuke Harju keskmine salat. Selle tekstuur mulle väga meeldib. See on ilus salat. See on väga ilus. Ta on magus. Nagu banaani maitšega on. Jaa, ei, see ei ole hea. Naljanumber. Keegi pani suhkrut vist siia sisse? Jaa, võib olla suhkrut sisse pannud. Viimasel hetkel võtsin näpuotsaga seda suhkurt. Panin sinna. Mõtlesin, et äkki see tasakaalustab kuidagi maitseid, aga minu iga. Tunnistan üles. Issand, kui hea. See on õun sees. See on huvitav seal. Ma ei tunnegi väga seda. Mina tunnen kohe ära, kui õun on sees. On paremaid, kindlasti. Ära vorsti pane väga palju massöösid. Nii suured tükid jälle. Sibul käib. Lõhn on kohe tunda. See meenutab minu vanaema oma. Siin on sibul domineerib. Mul on tunne, et see on meie enda tehtud saatisid. Naeratab see sibul vastu. Ma ütlen ausalt, ma olin ennem sibula vastu ikkagi. Mul nagu praegu maitsen, siis mul on siuke tunne, et minu vanaema paneb ka sibulat, aga ma nagu vist unustasin ära selle. See võiks olla natuke rohkem soola. Ja soola on ka veits puudu, minu arust on natuke mage. Sul on nii hapu nägu ees. Mulle hullud meeldib. Mulle ka. Sul meeldib jah? Ma juba tean, et see maitseb kõige parem. Ma panen suurema portsu ka kohe. Oi, kuule, ma sain nii suure porganditüki. Suured tükid, et hammas ei krigiseks. Raske on sõnu leida. Väga majoneesiga. Majonees saab sellist veidi kangust juurde sellele. Majoneesi maitse käib kollasest liiga üle. Meil on siis, et me ei maitsnud seda. See meks siis me olime hästi enesekindlad. Ja sine. Nagu seda on nagu ikka tunda. Julgelt. Sinepiga, mis natukene üle vist läinud. Minu arust ei ole. Ta ei ole kohutav, aga siin saab veel paremaks muuta asju. Siin on kapparid sees. Kõrvitsa seemned, okei. See näeb välja nagu akroška. No. Kartulisalat ei tohi olla see asi, mis üllatab. See ei ole enam kartulisalat. See ei ole tõesti. Kes iganes selle salati tegi väga julge ja avatud võtlemisega ja siuke innovaatiline. Väga omapärane. On tõesti väga omapärane. Kapparid lisavad sellise erilise maitse pärast teistega siin. Aga mis on ära ikka? Lugupeetud kohtunikud on otsused teinud. Esimene võistlus on läbi
ning kaasvõistlejate hinnangul tegid kõige parema kartulisalatidena Stefan ja Karmen. Nüüd aga ootab meie võistlejaid ees järgmine ülesanne. Noore meistri tordi kaunistamine. See tundub küll lihtne. Pole see midagi lihtne, sest nüüd tuleb välja meie võistlejate tõeline meeskonnatöö oskus. See tort tuleb kaunistada kinni silmi. Võistlejad, siin on tort. Kui te oma silmad avate, siis teil on täpselt minut aega, et jätta kõik endale meelde. Ehk siis üks paariline saab torti vaadata ning teine peab selle pärast tema juhiste järgi valmis tegema. Tähelepanu, valmis olla. Minut algab nüüd. Ma skännisin seda ülevalt alla niimoodi. Ja ma üritasin pildi teha sellest tordist ja siis selle endale pähe. Pärlid, liblikad, lilled. Pidi ju meelde jätma kõik need toredad lillepositsioonid ja asjad. Ma jätan meelde mingi kellaosutute suunas, kus midagi asub, on ju. Mul jäävad nagu asjad meelde, mis nagu mu ajule meeldivad ja mul oli tunne, et täna võib-olla mul ei olnud kuidagi seda kas tordi isu või ma ei kujuta ette. Ma lihtsalt üllitasin seda torti nii kaua, kuni see aeg seisma läks ja siis mõtlesin, et okei, kas mul üldse midagi meelde jäi sellest. Silmad kinni, kõik läbi. Ja nüüd tuleb sama pilt enda koogi peale saada. Pimesi. Kõige keerulisem oligi kirjutada tordile noor meister. Ja nüüd mine diagonaalist paremale ja alla. Ma mõtlesin, et mis seal ikka siis juhendada on, et paremale, vasakule, üles, alla. Aga ei, see ikka nii lihtne kohe kindlasti ei olnud. Alla, alla. Keter üritas väga hästi juhendada, aga no kahjuks mul pole isegi lahtisilmi kooki varem kaunistanud, et see oli tõesti midagi väga uut minu jaoks. Tuleb midagi. Veel ei tule. Pigistan natukene tugevamalt. Ma tunnistan ausalt, ma vahepeal unustasin ära, et ta ju ei näe, mida ta teeb. Ma olin mingi, tõmba otse nüüd alla ja kirjuta see sõna ära, mis siin nüüd ära ei ole. Nüüd õrnalt tõmba alla, üks sirge. Käed olid kogu aeg niimoodi ärevel või nii-öelda pinge seisnud. Nii väga tahaksin nagu suunata, vaata, aga ei saa, ei tohi. See on päris huvitav, kui kook on nagu väike ja sa ei tea, mida tuleb kirjutada ja see on veel ümmargune. Veits keeruline ülesanne. Robert oli hea juhendaja. Nüüd mine üles poole. Nii, nüüd tule alla tagasi. Ja nüüd ülesse. Nii, ja stopp. Salates väga konkreetselt nagu, et mine näiteks otse paremale, natukene siiapoole. M-täht on ülihea tuli. Väga hea. Juba see esimene N-täht läks mingi enam-vähem keset seda torti suurelt, nagu siis ma mõtlesin, okei. Nii, ja nüüd hakka sealt tegema vasakule poole ringi. Nii, aitab. O-tähed juba, teine O-täht oli juba natuke üle ääre, on ju. Väga hea. Et siis teeme lihtsalt M-tähe nagu siia alla. Ma arvan, et sellest piisab. Just saavad aru küll, noor M. Tundub, et asi on tõesti oodatust keerulisem, aga kõlab nagu Stefanil ja Karmenil läheb väga hästi. Väga hea. Paremale poole, jah. Väga ilus. Või siis mitte. No see kiri meil läks natukene untsu tegelikult. Sa oled tubli, väga hästi läheb sul. Innustas ja ütles, et kõik on väga hästi ja mul oli peas idee, et mu kook on väga ilus. Väga hea. Parima motivatsioonikõneleja auhind läheb kindlasti Stefanile. Veel. Nii. Ja, ja nüüd ülesse, otse ülesse. Aga Jüril ja Martinil paistab tõesti hästi minevat. See Jüri tiimi mask ikka kuskilt paistis läbi või kuskil oli auk, nagu see tundub veits sketši. Jaa, kusjuures ma ise küsisin ka Martinilt, et kas sa piilusid. Ta ütles, et ta ei piilunud. Ja ma uskusin teda. No mina sellest maskist küll läbi neid. Tuleb välja, et Martin on enda teadmata selleks hetkeks juba kaua harjutanud. Ma olen koolitunnides harjutanud seda kirjutamist, et ma ei vaata seda, mida ma kirjutan. Igav on ja siis täna oli siis see päev, kus see ennast ära tasus. Aga Martinil on tugev konkurent. Ka Kristiinel tuleb tekst mängleva kergusega välja. See on täiesti müstika, kuidas ta ära kirjutas noor meister, nii et iga täht oli arusaadav, ilus. Ja nüüd alla hea, väga ilus. Väga kõna on see päriselt. Nii, täiesti uskumatu. Selline tunne, et inimesel ei oleks olnud silmaklappe peas. No juhend oli lihtsalt väga hea. Läbi ma küll ei näinud. Kui nad päriselt tegid, siis nagu minu respekt. Mina küll ei saaks hakkama.
võistlejad, kui teie meeskonnas on rohkem kui 2 liiget, siis nüüd on õige aeg, et vahetada oma paarilisi. Meil on juba kõik nagu tehtud praktiliselt. Võt sinna kuhugi. Ja, väga hea. Las on lahti lihtsalt. Jaa, natuke. Aga pidin sisse tukkama või tegelikult nagu lapiti ja... Aga see on väga ilus. Ei, ära hakka välja võtma. Okei. Jaa, väga hea lillakeste sisse ka. Üles, vasakule, alla. Ja võid isegi veits veel vasakule, ülespoole. Stopp. Ja nüüd lase lahti need. Super. 2, 1. Vaatame koogid üle. Tõe hetk on kätte jõudnud. Agnes, sa võid oma maski eemaldada. Jube, et mis ma kokku olen teinud. Oota ainult, kui sa näed seda, milline ta tegelikult peaks olema. Okei. On midagi kirjas ka siin? Noormeister. Noormeister. Midagi saab aru? Päris hästi ju. Kaunistused olid Joonase oma ja Martin kirjutas. See on tõepoolest meistriteos. Mina võiksingi selle kohta seda öelda, et see on selline kunstiteos, mida tavaliselt iga päev poes ei näe. Nii ilus. Nii ilus! Oi. Mis asja? Nagu päris. Ma räägin, mul oli täitsa noormeister või? Ütleme nii, et mina võib-olla isegi avatud silmadega ei suudaks seda teha. Aga kõige suurem šokk ootab ilmselt ees Karmenit, kes Stefani hea motivatsioonikõne järgi ilmselt eeldas, et tal tuli kõik perfektselt välja. Et maskiga tundus see ilusam. Parem ja mulle tundus, et kõik läks väga hästi. Aga meil said pärlid ilusti lillede sisse. Ja kunst on vaataja silmades lõpuks. Kunst on tõesti vaataja silmades, aga võitja tuleb valida. Meie tänase koogivõistluse kohtunikuks on Endla teatri näitleja, puutööhuviline ja Eesti parima kutseharidusliku võistlussaate noormeister saatejuht Sander Rebane. Viimaks ometi olen mina kohtuniku rollis ning tänase teise võistluse kõige ilusam ja täpsem tort on. Ma ei usu, et meie kook võidab, sest et on ka ilusamaid. Tundub, et otsus tuleb raske. Ma väga ei usu, et Sander meie koogi valib. Vaata, nüüd ma ei teagi. Ma arvan, et täna me ei võida. Ma usun, et meie tort on võidu oma. Keeruline otsus on muidu nii jutuka saatejuhi täiesti sõnatuks võtnud. No, kui mina oleksin tema asemel, mul oleks ammu see otsus tehtud. Ja, ega see kohtunikuamet ei ole igaühele. Tead, Piret, kui sa ise nii tark oled, siis palun tee see otsus ise. Kõige ilusam ja täpsem tort on see. Aitäh sulle, Piret, tead, ma ei oleks suutnud seda otsust ise ära teha. Kõige ilusam tort on valmistatud Jüri, Joonase ja Martini poolt. Aitäh, Piret, sulle, et sa tulid, sest ootamatult olemegi jõudnud oma hooaja lõppu. Meil on olnud 7 põnevat võistlust ja 7 eriala. Mis sinu lemmik eriala oli, Sander? No ma pean ikkagi ütlema, et see oli puussepatöö. Ja mina sain jällegi palju uusi teadmisi majutusteenindajatelt. Aitäh sulle, Maarja, et sa õpetasid, kuidas teki kotti sisse panna. Aitäh kõigile võistlejatele, aitäh külalistele ja loomulikult ka sulle, televaataja, et sa selle teekonna meiega kaasa tegid. Meie hakkame nüüd torti sööma ja võtke teie ka midagi magusat endale hamba alla ja näeme juba õige pea. Järgmised meistrid. Juba järgmisel hooajal.